Me alustame teist sessiooni ja meie esimeseks ettekandjaks on Hillar Peterson, kes on MTÜ Lasterikkad isade asutaja ja 6 lapse isa. Hillar räägib teemal Eesti meeste hoiakutest ja hinnangutest peresuhete ja rollide kohta. Palun. Tere päevast! Minu nimi on Hillar Peterson ja esindan MTÜ-d Lasterikkad isad. Räägin täna tõepoolest natuke andmepõhiselt sellest, et mida Eesti mehed isarollist ja laste kasvatamisest arvavad. Ise olen ka uhke 6 lapse isa ja oma mittetulundusühinguga meie üks oluline eesmärk ongi ka just lasterikaste isade arvamuse ühiskonda toomine. Aga täna räägin kõigist isadest. Esimene lühiülevaade tuleb teemal, kes on üldse Eesti mees või mis teda iseloomustab. Muidugi mitte nii pikalt, kui sellest rääkis Anett Müürsoo hommikul. Siis meeste juba hoiakutest ja hinnangutest. Natuke laste arvust ja selle seostest siis meeste suhtumisega ja ka lõpetuseks üks väike sõnum siis lasterikaste isade poolt. Eesti mees. Kes on Eesti mees? Eurostatil või Statistikaametil on selle kohta mitmesuguseid andmeid. Näiteks võrdluses siis naistega, kes on siis selle graafiku ülemises osas. Mehed on siis sinised, millega pärast ikka klassikaliselt, aga nii on ka hea ära tunda. Kõik on sellega harjunud. Et siis Eesti mees keskmiselt töötab siis kuni 60. eluaastani, samal ajal kui Eesti naine keskmiselt töötab siis 58. eluaastani. Küll aga oodatav eluiga siis meestel 8 aastat lühem kui naistel. No, mida me sellest järeldame on see, et mees teeb kõvasti tööd, aga palju ta siis pensionipõlves seda ka vanaisa elu nautida saab, et see sellega nii hästi ei ole. Mis veel sellel samal graafikul silma jääb, on see, et siin on ära toodud, eks ole, siis naise esimese lapse saamise keskmine aeg siis Eestis 27,7 aastat. See on küll iga aasta natuke tõuseb. Samasid andmeid ei ole meeste puhul. Tegelikult Eestis on küll need andmed olemas Statistikaametil, aga ilmselt kuna Eurostat üldiselt neid Euroopa kohta ei kogu, et siis seda siin võrdluseks ei ole toodud. Et kui rääkida juba võrdsest vanemlusest, siis see on kindlasti üks asi, et mida tulevikus vaadata, et meeste kohta võiks ikkagi andmeid olla siis ka lastega ja laste sündidega seoses kogutud sama hästi kui naiste ja laste emade kohta. Veel üks iseloomustav näitaja, et jällegi kui Anett mainis osaaega töötamist teise sõnaga ka vaegtöötamine, siis see on ainult üks viis asja näha, et tegelikult ju osaajaga töötamine teisest küljest võib võimaldada ka siis pere inimestele rohkem aega siis oma perega tegelikult, et seda ei saa vaadata kui ainult nagu negatiivset asja. Aga Eestis siis naiste ja meeste võrdlus on näha tõepoolest, et naised umbes siis 2 korda sagedamini töötavad osaajaga, mis on veel üks selline näitaja, mis ütleb, et mehed teevadki rohkem tööd. Järelikult on õigustatud küsimus, et kui palju neil jääb siis veel aega panustada lastesse ja vanemlusse. Vaatame ühest hiljutistest Pere Sihtkapitali arvamusuuringutest pärit andmeid. Hinnang sellele, et isaks olemine on mehe elus kõige tähtsam roll ja hinnang teisele väitele, et emaks olemine on siis naise elus kõige tähtsam roll. Et selle ühe väite kohta on ainult isade andmed või ainult meeste andmed, teise kohta on siis ka meeste ja naiste andmed, siin naiste andmed siis punasega. Siit me näeme, et tegelikult ikkagi valdav osa
siis Eesti meestest peab tõepoolest isa rolli siis mehe elus kõige tähtsamaks, et selgelt siis oluliselt rohkem, kui siis leidub neid, kes on sellega siis pigem nõus või nõus, kui neid, kes sellega ei nõustu. Ja samal ajal, kui me vaatame siis naiste kohta, et siis naised ema rolli tähtsustavad umbes sama palju, kui mehed siis mehed isa rolli või isegi rohkem ja samal ajal mehed tähtsustavad siis naiste rolli siis emana veelgi rohkem kui naised ise, mis võib-olla osalt on, eks ole, ka seondub sellega, et ka mehed näevad seda, et naised panustavad siis vanemlusse rohkem. Kui küsida konkreetselt, et kumba peate siis enda elus olulisemaks, kas tööalast karjääri või siis isaks või emaks olemist, siis jällegi on näha, et selgelt ikkagi enamik peab pigem siis seda lapsevanemaks olemist olulisemaks Eestis siis kui siis tööalast karjääri, aga naised siis ema rolli mõnevõrra rohkem kui siis isad või mehed isa rolli. Üks teine võib-olla vaatepunkt, mis aitab vastata küsimusele, et kuidas siis mehed ja ka naised suhtuvad siis oma vanemlikesse kohustustesse, on uurida töö- ja pereelu ühitamise küsimusi. Näiteks küsimusele, kui sageli olete viimase aasta jooksul tundnud, et teie pere kannatab teie töö tõttu, on siis tegelikult vastanud isegi rohkem mehi on vastanud sellele, et sageli või väga sageli, kui on seda siis teinud naised. See tähendab, et mehed ikkagi ka ise tunnevad seda, et kui faktiliselt on teada, et nad teevad, eks ole, naistest rohkem siis aega tööd, ja ei ole samas teistpidi ei ole nagu sugugi nii, et nad siis ei võtaks oma siis vanema rolli nagu sama tõsiselt võib-olla, kui naised seda teevad, et see on pigem nagu hea märk ühtepidi, aga samal ajal, kuna ikkagi küllaltki palju on ju neid üle veerandi või umbes veerand on, eks ole, laste siis alla 18-aastast laste isadest on sellised, kes ütlevad, et tunnevad, et jah, et pere ikkagi kannatab nende töö tõttu. Et see teistpidi on ju suur arv, mis väljendab seda, et töö ja pereelu ühitamine ei ole sugugi lihtne küsimus ja sellega igal juhul tuleb vaeva näha, et see toimiks nagu paremini, et on see siis, eks ole, sellist baasasjad nagu paindlik tööaeg, omavahel ka lapsevanematel vanemlike kohustuste selline jagamine, mis mõlemale poolel sobib ja eks ole, ja nii edasi, aga kindlasti see tööandjate pool on nagu väga oluline, mis võib-olla alles viimasel ajal on hakanud nagu järgi tulema ja kus on ka võib-olla mõningaid selliseid uuemaid nii-öelda nügimismeetodid või trende, et kui on peresõbraliku tööandja märgis näiteks Sotsiaalministeeriumi poolt, eks ole, välja töötatud ja sellised asjad, mis võib-olla aitavad seda ikkagi tööandjate suhtumist nagu muuta, et see nagu lapsevanem, eriti siis võib-olla siis ema, ei ole nagu sugugi see, keda siis tööandja peaks vaatama kui seda nii-öelda sellist kahtlast elementi, eks ole, vaid vastupidi, et mõeldes enda kui tööandja sellisele ühest küljest nagu ühiskondlikule rollile, et mille pärast siis lõpuks me siin üldse nagu oleme ja me neid kõiki asju teeme, eks ole, mis on see pikem perspektiiv, kui ka teistpidi, et lapsevanemad tegelikult on väga nagu stabiilsed töötajad, sest nemad tahavadki oma ellu stabiilsust, et neil oleks siis ka lastele ja perele võimalik selline nagu kindlustunne anda. Et ka selle huvides siis
on tööandjatel igati nagu mõistlik panustada sellesse, et siis need lapsevanematest töötajad oleksid siis hästi nagu hoitud ja et neid nähtaks nagu kui tegelikult mõneti isegi suuremat nagu väärtust kui võib-olla neid, kes nui neljaks veremaik suus, eks ole, ja igi mull otsa ees 14 tundi päevas tööd rabavad. Laste kasvatamisest ka mõned sõnad. Meeste käest küsida, et mitu tundi päevas keskmiselt lastega seotud tegevustega tegelete, siis Eesti meestest on siis vastanud kõige suurem osa, et 1–2 tundi, mis võib öelda, et ei ole nagu nii hirmus suur, aga see ei ole ka nagu nii väike, et üldse ei tegeleks. Et see on kindlasti trend, mida jooksul saab jälgida. Samas on ka 3–4 tunni võrra tegelejaid, siis tunni jagu tegelejaid ja isegi rohkem tegelejaid on ka. See näitab, et seal küll ei olnud täpselt, eks ole, uuritud nüüd, et kas kui palju siis nendest meestest näiteks on ise olnud lapsed kodus või midagi sellist või parasjagu on, aga me järeldame, et kui ikkagi on juba 4–8 tundi, eriti kui on rohkem kui 8 tundi, et siis väga tõenäoliselt mees panustab lastesse väga palju, et kas ta on siis ikkagi keskmist oluliselt rohkem ka ilmselt kodus ja tegeleb. Aga et ka 1–2 tundi juba on kindlasti selline, millega on võimalik saada lapsega kontakt, eks ole, ja tagada siis lõpuks selline nagu siis doktor Shani ettekandes oli, et nii-öelda paremad väljavaated või paremad tuleviku väljavaated lastele. Kui mehed siis lastega tegelevad, siis üks erinevus võrreldes naistega, emadega tuleb kindlasti välja. Nimelt küsimusele, et kas poisse ja tüdrukuid peaks kasvatama siis nende soost lähtuvalt nagu erinevalt, siis siin meeste ja naiste arvamused ikkagi üsnagi selgelt erinevad, et oluliselt rohkem on neid mehi, kes arvavad, et jah, et poisse ja tüdrukuid peaks nende soost lähtuvalt erinevalt kasvatama, kui siis seda arvavad naised. Nii et kui seda vaadata nii-öelda jälle kui võib-olla sellist positiivset asja, et see tähendab, et ilmselt see, kui mehed lastega tegelevad, et siis nad toovad natuke erinevat vaadet või õpetavad ka kohati erinevaid oskusi lastele, kui siis võrreldes sellega, mida võib-olla naised teevad, mis tähendab, et jällegi, kui nii mees kui naine lastega tegelevad, see juba teistpidi ka annab lastele sellist mitmekülgsust ja lisaväärtust. Nüüd hinnang väitele, et Eestis on hea lapsi kasvatada. Siin on tegelikult nii mehed kui naised see on peaaegu 90% või isegi on vastanud, et jah, on küll või siis, et pigem on. Nii et siin Eestis laste sõbralikkusega ei ole lood siis meeste ja naiste arvates nagu sugugi halvad, mis tähendab, et kui siis mehed ja naised näiteks saavad vähe lapsi või ei taha saada lapsi või nende suhted lähevad lahku, et siis tegelikult nad ei tunne vähemalt, et see ümbritsev keskkond siis oleks võib-olla selle nagu selliseks põhjuseks. Suhetest ja ootustest rääkides või tegelikult tuli veel üks asi meelde selle laste kasvatamisega seoses, et nendest meestest siis, kes tegevad lastega rohkem, et nende rohkem tundes, nagu oli näha siin eelmisel slaidil, et nendest siis ka oluliselt rohkem on neid, kes siis on vastanud, et täiesti nõus sellega, et Eestis on kindlasti hea lapsi kasvatada. Nii et järelikult need, kes ise rohkem tegelevad, et need ka nagu näevad, et see
et see nagu sobib, seda on nagu hea teha, et sellega ei ole neil igal juhul probleeme. Veidi suhetest. Üldiselt on eestlased, eks me teame, et neist paari suhtes on küllaltki suur osa ja küllaltki tuleb välja, et küllaltki paljud on ka siis oma suhtega rahul ja isegi võib öelda, et väga paljud, eriti need, mida vanemad inimesed on, seda enam nad arvavad, et siis nende paarisuhe jääb kestma surmani. Kusjuures seda arvavad mehed oluliselt rohkem kui naised. Millega seda täpselt seletada ma ei oska öelda täna, aga see korreleerub küllaltki hästi ka siis selle hinnanguga paarisuhte siis õnnelikkusele, kus samuti mehed on natuke nagu optimistlikumad. Ja vaadates nüüd ka sellist nagu varjukülge võib-olla, et kui küsida, et kui paljud siis suhtes oma praeguse elukaaslasega samast uuringust siis on kogenud lähisuhte vägivalda, eks ole, siis me näeme, et kuigi jah, 90% nii meestest kui naistest küll, tõsi, natuke vähem ei ole seda kogenud, et siiski on, see tähendab seda, et on nagu peaaegu 10%, kes on kas ühe korra või korduvalt kogenud või ei soovi vastata. Mida see näitab, on see, et siiski on jätkuvalt inimesi, kellel on võib-olla raske oma selles halvas suhtes nagu hakkama saada või ütleme, raske seda nagu kas muuta või siis lõpetada, mis tähendab, et nagu meeste tähtsus siin, et kuidas hoida häid suhteid või ka need oskused, et milline üldse on hea peresuhe, et see jätkuvalt vajab arendamist ja parendamist. Veel üks huvitav küsimus, kus naiste ja meeste arvamuse erinevus tuleb selgelt välja, on see, et kas teie arvates on laste emaks sobivaid naisi Eestis liiga vähe, see on siis meestelt küsitud küsimus, või siis ka laste isaks sobivaid mehi Eestis liiga vähe, see on siis naistelt küsitud küsimus. Ja siin on nagu selgelt näha, et naised on ikkagi oluliselt nagu kriitilisemad siis selles suhtes, et kas neid sobivaid mehi on, mis tähendab, et meeste poolt, et ka näidata ennast siis sellise potentsiaalselt tubli lapsevanemana ja nii edasi, kõik muud asjad, mis siis nagu naiste jaoks on oluliselt, et seal on ikka väga palju arenguruumi. Et võtan seda ka ise siis mehena tunnen siis seda sellist nagu kohustust, et me peame meestena ikkagi nagu paremini hakkama saama, et tulevikus naised enam sellist vastust ei annaks. Nüüd hinnang sellele väitele, et mehel on pereelus tähtis roll, on kusjuures valdav osa loomulikult jälle ütleb, et jah, et nad on sellega nõus või ka väiksem osa, et pigem nõus, et siis nüüd üks selline väike erinevus jällegi meeste ja naiste vahel, et naistest on oluliselt rohkem neid, kes on täiesti nõus sellega, et mehel on pereelus tähtis roll, et mehed ise arvavad rohkem, et nad on nagu pigem või nendest natuke suurem osa võrreldes siis naistega arvab, et nagu pigem on tähtis roll, et mis on ka tõenäoliselt üks signaal siis meestele naiste poolt, et pereellu panustamisel see oodatud nagu panus või et enda sellise rolli täie tõsitusega võtmine lapsevanemana on kindlasti väga oodatud. Veel üks selline võib-olla väga ilmekas näitaja lõpuks, mis näitab seda, et kas siis paarisuhted ja peresuhted lõpuks on õnnelikud või ei ole. Tõenäoliselt ka see, et kui palju siis ikkagi lõpuks inimestel lapsi on, eks ole. Sest kui suhted on õnnelikud ja mingisuguseid erilisi probleeme
ei ole, siis võib eeldada, et ka takistusi siis laste saamisel on vähem. Aga see kõik algab ka muuhulgas sellest, et millised on ühiskonnas väärtushinnangud ja mitte ainult ühiskonnas, vaid siis ka konkreetsete inimeste puhul. Sest tuleb välja uuringutest, see on aegade jooksul igal pool peaaegu samamoodi, et ideaaljuhul, see, kui palju oma peredesse või üldse ideaaljuhul, kui palju arvatakse, et peredes võiks nagu lapsi olla, see on alati oluliselt suurem kui see, mida arvatakse, et ise tegelikult nagu siis saadakse või endale nagu tahetakse, mis omakorda on oluliselt rohkem sellest, kui palju siis tegelikult saadakse. Näiteks tuleb mul meelde, või kui palju lapsi tegelikult on, tuleb mul meelde üks lugu, või mis ta nüüd nii väga lugu on, tuleb meelde mu enda sõber, kes rääkis mulle 10 aastat tagasi, et kuidas tal oli juba mõni aasta tagasi oli soov, et tal võiks olla 4 last ja kujutas väga hästi ette oma pereelu, sellist perspektiivi, oli optimistlik, aga suhe siis selle oma partneriga siis lõppes ja praegu, 10 aastat või isegi natuke rohkem hiljem on tal tegelikult üks laps küll on, aga ta ei ole nagu leidnud seda enda jaoks siis võib-olla enam sellist ideaalset suhet ja et neid siis oleks rohkem. Et see nagu näitab, et isegi juhul, kui soovid on suured ja ei ole mingisuguseid selliseid objektiivseid nagu takistusi, et siis see ei pruugi realiseeruda, et siin on palju nüansse nagu ka paari suhtes võib olla nii, et üks pool tahab natuke rohkem, teine vähem ja nii edasi, et lõpuks sellist ootused kusagil kokku saaksid, et see vajab väga soodsaid tingimusi. Et vaadates Eesti seisu, siis uuringud näitavad, et ideaalid on seal 2,5, 2,6 kandis võib-olla isegi, et näiteks sellest meeste uuringust küsimusele, et ideaalses maailmas, et mitut last nad enda perre sooviksid, on mehed keskmiselt vastanud, et 2,6 on nende vastuste keskmine. Samal ajal, kui me vaatame nagu nooremaid vanusegruppe, siis 16–19-aastased noorte pereuuringust on öelnud, et nende arvates ideaalne oleks 2,2. Samas ka sellest samast meeste uuringust teistpidi sõnastatud küsimusele, et ideaalses maailmas enda perre on siis 18–24 aastaste vanusegrupp vastanud 2,18. Veel minnes allapoole tulevikus enda perre, siis noorte uuringust on nad arvanud, et enda peres võiks olla 1,97, mis tähendab, et siin on üle 10% erinevus sellega, mida nad peavad nii-öelda ideaalseks. Ja kui me vaatame üleüldse Eestis keskmiselt, on siis 1,85–86 last umbes olnud selline ajalooline keskmine, siis lõpetatud nii-öelda siis pärast seda, kui naistel on juba kõik oma siis lapsed elu jooksul saadud, et kui palju neid siis on. Samal ajal, kui me võrdleme nagu siis tagasi sellega, et mida vanemad on siis mehed, et seda suurem on nende ideaalne laste arv, eks ole, ja seda kõrgemalt väärtustavad nad ka lasterikkust. Et sellest kokkuvõttes tuleb välja, et see lõhe võib olla päris suur, ehk siis kui tulevikus noored tahavad ka vähem lapsi saada, siis kokkuvõttes võib-olla saavad nagu veel vähem ja kuivõrd siin on nagu seos tegelikult ju sellega, et kui palju mehed siis pereellu panustavad, see on ka väga selgelt ikkagi lastega
ju seotud, et või palju nad siis vanemusse täpsemalt panustavad. Et võib eeldada, et kui lapsi jääb vähemaks, et võib väheneda veelgi nagu meeste või veelgi võib-olla vale sõna, aga võib väheneda meeste motivatsioon siis vanemlusse rohkem panustada, et seega võiks öelda, et see kõik algab lõpuks ühiskonna väärtushinnangutest, et kui lapsed, laste sõbralikkus, lasterikkus, sellised võib-olla ka suuremad pered, kui need on nagu au sees ja seda peetakse selliseks ideaaliks, et see kokkuvõttes võiks tähendada seda, et lõpuks on vanemlus võrdsem ja panustavad ka siis mehed sellesse rohkem nähes, et see ongi ju tegelikult see, mida neilt oodatakse, mis on vajalik selleks, et kas või selleks, et abikaasa siis naine oleks nõus üldse temaga last saama. Siin on mõned üksikud siin seosed veel lõpupoole toon välja. Samas noorte uuringust tuleb välja, et koos elavate vanematega noortest siis pea poolte arvates on ideaal 2-3 last, teistpidi jälle lahus elavate vanematega noortest siis 16-19 aastased. Neist siis pea pooled omakorda arvavad, et 1-2 last, et siin see ikkagi selgelt arvavad need, kellel endal on siis 2 vanemat, et need lapsed arvavad ka, et lapsi võiks tulevikus nende peres või üldse Eesti peres peaks olema rohkem. Ja mis veel tuleb välja, et selline 3+ või et tõesti võiks olla väga palju lapsi, et see ei olegi lihtsalt nagu väärtushinnangute järgi praegusel ajal popp. Nii et kui me tuleme tagasi selle eelmise küsimuse juurde, et mis on need ühiskonna nagu väärtushinnangud, et siis siin kindlasti selles mõttes, et oleks nagu veel nii-öelda laste sõbralikum tervikuna, et siin on arenguruumi. Ma lõpetaks tsitaadiga lasterikaste isade siis kogukonnas läbi viidud ühest küsitlusest, kus siis üks siis 4 lapse isa kirjutas nii. Palju vahvaid lapsi jääb sündimata just ebakindluse pärast, aga mitmekesi koos ühes pesakonnas kasvades, üksteist toetades on perekonnad tugevamad ning elutervem ja tugevam ka meie ühiskond. Seda arvan ka mina ja nende sõnadega lõpetangi. Aitäh! Aitäh, Hillar, see on nii tore, et sa jõudsid sellise nähtuseni nagu eeskuju ja et need pereväärtused üleüldiselt niimoodi ühiskonnas tegelikult mõjutavad seda siis, et mitu last perre sünnib ja kui loomulikuks peetakse perele pühendumist. Kui ma mõtlen sinu peale, sul on 6 last, siis teie olete oma perega tõeliselt vastuhakkajad siis üldistele trendidele. Et kas on veel faktoreid, mis on mõjutanud sind isana ja pereinimesena siis nagu seda julgust võtma, et saada palju lapsi? Et kas peale selle, et pere on väärtustatud, et kas on veel olulisi faktoreid? See on, ma ütleks, et meie puhul on see ikkagi olnud hästi palju selline meie omavahelisest sellisest võib-olla heast suhtest või ka sellisest natukene keskmiselt vabamalt võtvast suhtumisest nagu tulenev, et me mõnes mõttes on alati olnud nagu lastega mõelda, et kas saada näiteks veel üks laps. On alati see küsimus, et see on alati raske ja vajab pingutust ja nii ja naa, et mugavam oleks ju ja lihtsam oleks nagu mitte. Aga samas me oleme jõudnud alati nagu selleni, et aga tegelikult miks mitte, et meil on kõik hästi ja muidugi võiks lapsi ju rohkemgi olla, et see on, seda toredam on, et ma arvan, et see on selline
nagu hästi orgaaniline, et kus on õnnestunud kahel sellisel võib-olla heas mõttes natukene siis ebatavalist suhtumist omaval inimesel omavahel kokku saada, et aga noh, mis minu sõnum võib-olla on see, et miks see peaks tegelikult ebatavaline olema, et kui kõik on hästi, siis noh, lapsed on ju meie selline ikkagi ainus asi, mis tegelikult nagu tulevikku nagu alles jääb, et miks peaks ennast nagu tagasi hoidma? Üks küsimus veel, et huvitav oleks teada, mida sina arvad sellest daddy kvoodist ehk siis isade kvoodist, mis siis paneks noortele isadele siis väikest viisi kohustuse olla mingi osa vanemapuhkusest ise lapsega kodus. Et kuidas sina seda näed siis mehena, aga ka suure pere isana? No tegelikult ma olen 4. ja 5. lapsega olen ise olnud mingi osa ajast töötanud nagu poole koormusega, et oleks nagu rohkem aega lastele ja 6. lapsega olin üldse kodus siis üle aasta. Et see mina isiklikult ütleksin, et kui isa saab hakkama, naine sellega nõus on ja see nagu selle pere seisukohalt hästi toimib, siis miks mitte? See on täiesti nagu tehtav, et kas seda panna kohustuseks, ütleks, et kuigi, eks ole, mõned siin uurimused näitavad, et see võiks olla kasulik just selle tõttu, et on teada, et on kasulik, kui mehed tegelevad rohkem lastega, et seega, et need, kes ei ole selle peale nagu ise tulnud või seda ei võimalda, siis näiteks mingisugused tööga midagi seoses näiteks, et neid nagu selleks kohustada, et võib tunduda ühest küljest kasulik, eks ole, teisest küljest ei tahaks ju kedagi kohustada, sundida tegema seda, mis nagu talle ei ole võib-olla sobiv, või mis sellele perele ei ole nagu kokkuvõttes kõige sobivam, et mina seda nagu kohustuslikuks ei teeks, niigi meil on ju siis isa täiendav vanema hüvitis, eks ole, nüüd, mis on ju ainult ju isadele, et võib ju küsida, et see on ka ju mõnes mõttes nagu võrdsuse selline rikkumine, et naistel sellist õigust ju sellisel kujul ei ole. Aga arusaadav, et miks see on ju tehtud selleks, et isad tegeleks rohkem lastega, et kuna see on nagu vabatahtlik ja seda isast proovitakse selliste rohkem nagu nügimise teadlikkust tõstmise meetodiga saada seda rohkem kasutama, et siis see mulle endal tundub sümpaatsem läheneda asjale nii. Aga ma arvan, et siin nagu ühtset õiget vastust ei ole, et kõik tegevused, mis võiksid omada mõju nagu parematele peresuhetele, lastesõbralikkusele, väärivad vähemalt nagu põhjalikku kaalumist. Aitäh sulle, Hillar. Ja siin sulle ka väike tänupakike. Aitäh.